toimik number 1849. Eesti Vabariik versus Kalevipoeg. Ütleme nii, et uurimine oleks läinud oluliselt libedamalt, kui kahtlusalune oleks need kuriteod kohe üles tunnistanud. Uurimine oleks võinud libedamalt minna. Jah, lase mina nüüd räägin. Meil on mitmeid pealtnägijate tunnistusi. Ja kus teil need tunnistused siis on? Kalevipoja eeposes. Austatud prokurör, kellegi kahtlase saksa soost väikelinna arsti Kreutzwaldi poolt kogutud luulevormis tunnistuste kasutamine on vastuolus üleüldise õigustundega ja vähe sellest, kõik tunnistused on esitatud riimilises rahvalaulus, mis on juriidilisest perspektiivist vaadatuna puhas lalin. Ja see loomaarst sealt Võrus, see Kreutzwald, ta võis ükskõik mida sinna kirjutada. Ja ära sina praegu siia vestlusesse sekku, eks ole, aitäh. Alustame vargusest. Nii. Puitmaterjal Peipsi tagant. Niinimetatud lauakoorma juhtum. Eeluurimise andmete põhjal on kahtlusalune toonud Venemaalt üle piiri 400 tonni deklareerimata salalaudu. Kas teil on tunnistajaid selle juhtumi kohta? Meil on tunnistaja, kes on andnud tunnistusi selgelt teie vastu. Kes see? Siil. Ta ei tunne Siili. Võib-olla siis värskendame kahtlusaluse mälu natukene. Nii, nimelt väitis Siil, et kaitsealune peksis laudadega sortse, kes on teatavasti vähemusgrupi esindajad. Protesteerin. Siili tunnistusi ei saa võtta tõsiselt, kuna tegemist on korduvalt karistatud retsidivistiga, kelle eesmärgiks oli kahtlusalust kuriteole, mida minu klient loomulikult ei ole sooritanud, utsitada, rääkimata sellest, et kaitsealune Siili üleüldse ei tunnegi. Meil on sellest intsidendist visuaalset tõendusmaterjali. Visuaalset tõendusmaterjali. Kus teil on visuaalne Ahsoo. Ja kus te selle saite? Kumust. Ahsoo, kas ma võiksin oma kliendiga momendi 4 silma juttu ajada? Palun. Sa ütlesid, et selliseid asju meile ei ole. Nüüd on pekkis, mis teeme? Ma räägin, et inimesi ei saa usaldada. See, kes selle pildi üles pani ja kes see tegi, ta ütles, et ta ei pane seda pilti üles. Ise lubas mulle. Nüüd istud siin ja mängid oma kannelt. Ma viis Hällinamaale, alle. Mängi ainult, ära laula. Nii, jätkame. Nii. Kuriteo episood number 2. Seksuaalne väärkohtlemine. Kahtlusalune käis meie andmetel ilma reisidokumentideta Soomes. Teel sinna peatus ta esimesel ettejuhtuval saarel ning kohtas seal Soome kodaniku Saarepiigat. Süüalune kuritarvitas heauskset naiskodanikku seksuaalselt mitmel korral. See on nüüd küll meedia välja mõeldis, meil olid väga head suhted oma vahel. Huvitav, miks siis Saarepiiga kaljult alla hüppas? Ta lihtsalt komistas ja kukkus alla. Kuulsite, see oli õnnetusjuhtum. Jätkame. Kuriteo episood number 3. Nii. Mõrv. Tunnistajate andmetel toimus süü alusel Soome tuntud metallitöötajate tuuslarite perekonnal külas viibidest peale alkoholi liigtarvitamist intsident, mille käigus eemaldas kahtlusalune Soome sepa perepoja pea. Kahtlusalune, mis on teil selle peale öelda? See oli kogemata. Sina ole palun vait, las ma ise räägin ja sina mängi. Ema viis lapsi Heinamaale, küll olin muures, küll... Ainult mängi, ära laula. Ja mängi kurvalt. Tegemist oli niisiis õnnetusjuhtumiga, eks ole. See sama mõõk raius maha minu kliendi jalad. Kas te mõistate? Tegu on õnnetusjuhtumiga. Austatud prokurör, te näete isegi, et tegu on invaliidiga.
kandis kiige heina peale alle. Niisiis, mis on teie karistusettepanek? 2000 aastat reaalset vangistust. Mida? Kuulge, need kuriteod on juba 100 aastaid vana. Jah, aga sellistes kogu Eesti rahvast puudutavates küsimustes kuriteod ei vanane. Kuulge. Ma olen kuulus. Jah, sina ainult mängi kurvalt. Ja tegu on ikkagi rahvuskangelasega. 1000. Ma pakun menetluskokkuleppe korras 500 aastat tingimisi. 1000. 500. 900. 800. Ai. Oi, mis nüüd juhtus? Mul on paha. Prokurör! Kutsuge kiirabi! Kaebe alusel on praegu paha. Kas me saaksime palun siia kiirabibrigaadi? Palun minge kutsuge kiirabi. Lükkame istung edasi. Järgmine istung toimub 3. oktoobril 400 aasta pärast.